4 eelnevat aastat oli Kalev Cramo finaalseerias kuiva skooriga Tartu Ülikool Rockist üle käinud, kuid see pole sugugi vähendanud publiku huvi Eesti meistrivõistluste otsustavate lahingute vastu. Puupüsti täis saalis olid meeste hapnikukraanid üsna kiirelt kinni, mäng oli alguses mõlemalt poolt eksimuste rohke ja väga kohmakas. Tanel Sokk viis koduväljaku eelist omanud Rocki 9-7 ette, kuid seejärel ohjas mängu tiitlikaitsja. Vahetusmeeste Kristjan Kitsingu ja Martin Torbeku tabavatest kaugvisetest võitis avaveerandi Alar Varraku ühendatav Kalev Cramo 15-10. Favoriidi koormat kandnud Kalevit vedasid seejärel veel sammukes edasi Rain Veidemann ja Gregor Arbet, kes kasvatasid tiitlikaitse edu 26-18 8 punkti peale. Et Kalev mängu väga kiireks ei ajanud ning Rock suutis väga sitkelt lauas võidelda, siis tuli Tartu tiim Tanel Kurbase pealtpanekust taas lähemale, kuid Kalevi vastas samaga Keith Benson ning avapoole võitis Kalev Cramo 30-25. No esine poolega oli rabe mõlemalt poolt, aga õnneks oli nagu mõlemalt poolt, et üks või teine vähe parema mänguga oleks pluss 10-15 punkti on vabalt võinud olla ka Rockile, aga teine poolaeg me saime nagu sellist Cramolikku mängu mängida ja sealt see vahega tuli. Puhkepausi järel lükkas tiitlikaitse aga halastamatult gaasi põhja ja käristas 12-4 spurdiga kiirelt edu 13 punkti peale. Selgelt väsinum Rock jäi kaugvisetega hätte ja enesekindluse kätte saanud Kalev oli 5 minutit enne lõppu 16 punktiga ees, kuid siis sai Rock lõpuks ka kaugelt palli sisse ning Kriisa Kolmeste ja Joosep Toome ning Janar Taltsi lähiviisetest kahanes vahe 6 punkti peale, kuid kohe tabas Kolmese Veidemann ning jõulisem Kalev võttis ikkagi oma, võites avamängu 77-63. Mõlemalt poolt palju eksimusi, et eriti 50% osas, aga no meil veel eriti õnnetud numbrid, et vastane meile pakkus eriti esimesel poolajal, et olge mehed ja minge selles seerias 1-0 ette, aga me ei osanud seda vastu võtta. Kalevi resultatiivsem oli Veidemann 17 punkti ja Rockil Toome 16 punktiga. Finaalseeria kestab 4 võiduni ja teinegi kohtumine peetakse tartlaste koduväljakul laupäeval.